Head sõbrad, on vaikse laupäeva õhtu, päike on loojunud ja ülestõusmisöö on saabunud. Läbi sajandite on just sel ööl kogunenud kristlased tähistama Kristuse ülestõusmist. Evangeeliumid tunnistavad meile, et kui ülestõusmise hommik koitis, oli haud tühi ja jüngrid kuulutasid, Kristus on üles tõusnud. Midagi toimus sel ööl, suur muutus toimus sel ööl ja me oleme tänagi siin, et seda üheskoos tähistada ja pühitseda. Üks traditsioon, mis ülestõusmisööl aset leiab, on see, et süüdatakse paasaküünal, mis jääb kogu ülejäänud aastaks siia kirikusse. See süüdatakse igal jumalateenistusel ülestõusmise ajal, aga ka igal ristimisel ja igal matusel. Paasaküünal sümboliseerib Kristuse valgust, mis peletab pimeduse maailmast. Sellel on kindlad sümbolid. Rist, mis tuletab meile meelde Kristuse lunastustööd. Rist tähistab seda, et taevas on ühendatud maaga ja inimene teise inimesega. Ristil on 5 viirukitera, mis meenutavad Kristuse viitehaava ja jutustavad meile seda, et ka inimlikud kannatused ei ole Jumala jaoks tähtsusetud, vaid tõusevad otse kui viirukisuits Jumalani. Tähed A ja O, alfa ja omega, kreeka tähestiku esimene ja viimane täht, meenutavad ja tuletavad meelde seda, et Kristus on kõige algus ja ots. Kristuse olemusest me lähtume ja tema olemuse suunas me kasvame ja liigume. Ning aastaarv meenutab meile seda, et me elame siin selles ajas ja siin selles paigas ja peame selle konkreetse olukorraga arvestama. Aga aastad tulevad ja lähevad, igavik aga jääb. Nüüd saame süüdata selle paasaküünla ja esmalt palume õnnistust sellele tulele, mille oleme lõkkena siia süüdanud. Kõige väeline Jumal, me täname sind valguse eest ja palume, õnnista seda uut tuld ja süüta meie südameis igatsus Kristuse, meie elu tõelise valguse järel. Üles tõusnud Kristuse valgus kaotagu pimedus meie südameist. Me kuuleme Jumala sõna Pauluse kirjas kolosslastele. Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Ristirahvast on nimetatud ka 8. päeva rahvaks. See nimetus tuleb
kristlaste tavast pühitseda Kristuse ülestõusmise mälestusena pühapäeva. Ajal enne Kristust oli 7. päev, hingamispäev, Jumala loomistöö mälestuseks. Peale Kristust hakati pühitsema pühapäeva loomise uueks saamise mälestuseks. See on 8. päev, mis justkui tuletab meile meelde uut dimensiooni, uut tasandit, mille me Kristuse ülestõusmise läbi oma ellu oleme saanud. Sellest 8. päeva rahvast osaks saamise talituseks on ristimine. Seepärast on ülestõusmise öö olnud eriline ristimise öö. Ristimiskivi oma 8 tahuga tuletab seda 8. päeva rahva hulka saamist meelde. Olen seda 8. päeva lastele selgitanud umbes nõnda, et inimene saab ristimise läbi oma elule ühe lisadimensiooni juurde. Seda võib võrrelda näiteks olukorraga, kui sul on hea sõber, kooli või töökaaslane, aga ühel hetkel ta ütleb sulle, et sina oled mu parim sõber või ehk isegi ma armastan sind. Te saite enne hästi läbi omavahel ja saate jätkuvalt ja väliselt võib-olla väga palju ei muutugi, aga teie omavaheline suhe on saanud hoopis teise tähenduse. Ristimise mõte on selles, et inimesele öeldakse, kui väga on ta selles maailmas armastatud. Ristitud inimene ei ela lihtsalt ühte tavalist vegeteerivat päevast päeva kulgevat elu. Tema igal eluhetkel on armastuse tähendus. Risti inimene ei vaata maailma kui ühte paratamatust, millesse ta mingil põhjusel on elama sattunud. Ta näeb maailma ja igat oma eluhetke kingitusena, mis kõneleb looja heldusest ja Jumala armastuse suurusest. Väliselt ei ole risti inimese elu ehk kuigivõrd lihtsam, tervem, jõukam, mugavam ega parem kui kõigil teistel, kuid seesmiselt saab ta olla täiuslikult vaba ja sügavalt õnnelik, sest tema elus on see ainulaadne 8. päev, uus dimensioon, mis annab tema päevadesse rohkem elu ja tõelisemat rõõmu. Rõõmustagem siis meiegi täna ristimise anni üle, kõik, kes me oleme sellest osa saanud ja kes ei ole ristitud, leidkem tee selle imelise sakramendini. Ristimise kaudu saame lõpuks tõeliselt aru, mida tähendab, et Kristus on üles tõusnud, et Kristus elab. Ülestõusmise ööl on meenutatud ristimise sakramenti. Saame seda meiegi täna teha ja pühitseme selle ristimise vee siin palvega. Kiidetud oled sina, Issand, kogu loodu Jumal, meie valgus ja meie pääste. Sina äratasid Jeesuse Kristuse surnuist ja tõid ta võitjana välja haua sügavusest. Me palume, õnnista seda ristimise vett. Aitaid kõiki, kes on uuesti sündinud veest ja vaimust. Võiksid nad uueneda igapäevase meeleparanduse läbi ning teenida sind õiguses, puhtuses ja usu valguses. Sulle olgu ülistus ja au Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie Issanda läbi. Aamen. Kutsun nüüd teid üles meenutama oma ristimist püha ristimärgi tegemisega enda kohale järgnevate sõnade ajal.
kõige väeline Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on uuesti sünnitanud veest ja vaimust, hoidku meid oma rahva hulgas ja juhtigu igavesse ellu. Issand, hoidku meie sissetulemist ja meie väljaminemist nüüd ja igavesti. Aamen. Ja me saame lugeda üheskoos meie Isa palve. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Kristus on üles tõusnud. Tõesti, ta on surnuist üles tõusnud. Kauneid saabunud Kristuse ülestõusmispühi teile kõikidele.